See ehitati 18. sajandil uhke Hispaania perekonna poolt ning see passo kannab endas siiani nende pärandit. Maalitud laed, heraldilised kiviraidmed ja loendamatu hulk kunstiteoseid kogu majas. Kuid selle elegantsi taga peitub ühe perekonna lugu, kelle varandus teeniti veiniäriga ning kelle järeltulijad kadusid aegamisi, jättes palee koos kõigi selle aaretega maha. See piirkond oli kunagi tuntud viinamarja istanduste poolest. Sellised perekonnad nagu see, kes selle palee ehitas, said veinikaubandusest jõukaks. Nende nimed olid seotud maa ja kirikuga. Nende kodud polnud lihtsalt elupaigad, vaid võimusümbolid, kus ärid, usk ja kogukonnaelu kõik omavahel põimusid. Aga ajalugu muutus. Päranduse jagunemine, väljaränne ja maamõisate allakäik hakkasid sellised perekondi tasapisi lõhkuma. Paljud pärijad sõitsid üle ookeani Kuubasse või Argentiinasse, saates koju kirju, kuid ei tulnud enam kunagi siia elama. Teised loobusid lihtsalt liiga suurte valduste hooldamisest, mida polnud võimalik ülal pidada. Nii jäi see palee nagu lugematud teisedki aadlikodud Hispaanias vaikseks, mis võis panna ühe perekonna kõik selle selja taha jätma ja lihtsalt lahkuma. Täna on Hispaanias 7 kraadi. Me ikka avastame, ikka pingutame, aga ma kahetsen seda. Vaata neist akendest välja. See on tõesti pala. Vaata seda ja me proovime sinna hullumeelsesse paleesse sisse saada, aga me ei ole kindlad, kas sees on alarm. Võib-olla on. Proovime selle ära. Olgu, nii et see on värav. Ei, sellel on lukk peal. Olgu, ma arvan, et mul on siin oks, millele ma saan astuda. See on üsna mugav. Ole ettevaatlik, mees, ole ettevaatlik. Kas sul on kõik korras? Lähme. Sees on jahe, see on mõnus. Jah, aga redeliga on see kindlasti tehtav. Võib-olla Ricardo või midagi sellist. Vau, see tundub kahtlane. See on tegelikult hullumeelne. Ma ei näe midagi. Okei, see osa ei ole ligipääsetav. Issand Jumal, see on suurepärane. Kogu Hispaanias ja suuremas osas Euroopast kaotasid aadliperekonnad lõpuks oma rikkuse ja positsiooni. Sajandeid. Nende võim põhines maavaldustel, kuninglikel sidemetel ja päritud privileegidel. Kuid aja jooksul hakkas see süsteem lagunema. Sõjad ja poliitilised tapustused nõrgendasid nende võimu. Revolutsioonid seadsid kahtluse alla nende õigused ning uued tööstusharud tõid rikkuse kaupmeeste ja finantseerijate kätte. 19. ja 20. sajandiks ei suutnud paljud aadliperekonnad enam oma valduste tohutuid kulusid katta ning nende varandus kahanes aeglaselt.
selle palee perekond käis sama teed, olles kunagi seotud Portugali krooniga. Nad elasid poliitika ja tseremooniate keskmes, kuid poliitilised rahutused, suur võlakoorem ja kuningliku residentsi ülalpidamise surve osutusid liiga suureks. Nende allakäik peegeldab lugematute aadliperekondade saatust ning see on põhjus, miks me täna kohtame üle Euroopa nii palju mahajäetud losse ja paleesid. Me saime maja sisse, aga see on täiesti maha jäetud. Maja laguneb. Nagu sa nägid, keegi hoolitseb kindlasti põldudel olevate loomade eest ja ma ei taha siin vahele jääda. Nii et me teeme sellest ikkagi video, see tuleb natuke kiirem kui tavaliselt. Ma olen selle koha kohta natuke uurinud ja tegelikult on see väga vana palee, mis on praeguseks juba 300 aastat vana. Ja me seisame praegu selle koha pea sissekäigusaalis, alumisel korrusel. Me proovisime ka ust. Jah, see on tüüpiline Hispaania palee ja see on sinu esimene Hispaania palee, eks? Jah, on küll. Tundub väga puhas, aga ma arvan, et see ei ole tavaline. Ei, see ei ole kindlasti tavaline, aga see siin on Hispaania paleedes tavaline. Kui sa tuled Hispaania paleedesse, sissepääsusaalis on need kaunid pingid ja need on selleks, et külalisi vastu võtta ja nad siia istuma panna. Jah, ma nägin, see tundub siin nii kohatu Twilight Zone'i flipperi masin. Kas sa tead? Videvikutsoon. Ma ei tea, videvikutsoon. See on telesaade, ma arvan, 60-ndatest või isegi vanem. Wow. Ja see seisab siin ikka veel. Ma tahaksin väga mängu mängida, aga meil pole aega. Peame video käima panema. Jaa. See siin Fuajes. Mina ka. See on hämmastav, see on Mentorel. Ma arvan, et see on õige. On natuke raske öelda, me ei saa seda avada. Aga ma ei hakka seda ka üles keerama, sest see teeks liiga palju müra. Võib-olla see. Jah, siin näed. Sa näed keeli, sa näed haamreid. Nii et see on nagu klaver. Ma näen ka seal rulli koos kõigi nende tappidena. Jah, see on kindlasti mingisugune muusikakast, muusikamasin. Jah, meil on neid Hollandis palju. Jaa. Enne kui me trepist üles läheme selle hoone poolele. Esiteks kasutati keldrit peamiselt keldrina. Nagu näete, on siin mõned kenad lauad ja ilusad toolid. Ja üks asi, mida ma märkasin, mis on üleval, on vee. Jah, ja aknaklaasil oli samuti vee. Kahjuks ei ole ma veel palju uurimistööd teha saanud. Jah, veetoolidel, vee üleval korrusel, kindlasti selle koha perekonna sümbol. Ja need inimesed teenisid siis oma raha veiniga. Neil oli tohutu veiniäri. Nagu näha, olid neil kõik luksused, mis ühel Hispaania paleel olema pidid. See on kaunis piljardisaal ja siin pärast pikka tööpäeva nad lõõgastusid. Mängisid piljardit. See ei ole poolilaud, see on piljardituba. See on piljardilaud, jah, hei, seal on paar pilti. Need on kindlasti endised omanikud. 1932. See on vahetult enne Hispaania kodusõda ja ma lugesin ka ajaloost, et sellel kohal oli Hispaania sõja ajal mõningaid raskusi. Jah, muidugi. Ja see naine. Aga selles peres on ka palju perekondlikke tülisid. Aastate jooksul lagunes see pere laiali ja see on üks põhjusi, miks see koht on täna sellises seisus. Mulle meeldib see keppide hoida siin. Jah, see on tõesti vinge asi. Jah, see on üsna uhke, aga samas väga elegantne. Sellegipoolest Siin on lae. Siin on veel üks pilt kaunista daamist. See on veidruks. Vau! See on panipaik, aga see on väga-väga huvitav uks. Ma piilun kiiresti sisse. Jah, me pole seda tuba veel näinud. Lihtsalt panipaik, nagu sa ütlesid. Mõned jalgrad. Okay. Keegi pole siin ammu käinud. Ma kõndisin just läbi ämblikuvõrkude. Ja teises toas on lihtsalt mõned voodid. Ja. Teega kiire ülevaade. Nii et te kõik olete keldrit näinud. Siin on juba paar voodit sees. Jaa. Piisab nüüd keldrist. Lähme selle koha ülemistele korrustele.
aga kõigepealt vaatame nende väpi üle. ja pole sellest veel rääkinud. siin näete perekonna vappi ja see on väga tähtis, sest seal on lossi elemente, rüütlikiiver, mõõgad, kammkarbid ja muud erinevad asjad. ja sinna tohtis panna ainult rüütlikiivri. kui sa olid osalenud tähtsas lahingus ja sind oli kroonitud, näiteks Vapruse eest. vapruse eest ja siis anti sulle pärast aadlitiitel. ja loss siin tähendab, et see perekond omas kunagi kindlusi ja losse ning ka suuri maa-alasid ja piirkondi Hispaanias. nii et nad olid kindlasti väga tähtis perekond läbi sajandite. Ja kammkarbiid on seotud usuga, ma usun. jah. nii et maja, kus me praegu seisame, on väga-väga tähtis ja ka perekond ise. see on nüüd enamasti killustunud. tol ajal, kui nad olid, oli seal midagi. ma olen väga elevil, sest see trepp on nii ilus. vaata seda. Vau. see peab olema üks ilusamaid, mida sa siiani näinud oled, eks? Jah, paksud puitalad. Jah. See on hämmastav, vau. ja siis on neil siin vaasid. aga jälle vapid peal. Vau. siin on ikka veel mõned taimed, jah? aga need on taimed, mis kestavad väga kaua. Kuivatatud taimede all. oh jah. vaata, siin on meil veel üks vapp, kus on loss, kotkas, koerad. nii et need on ka erinevad vapid. Jah, mulle ei tundu mõistlik, et on nii palju erinevaid vappe. Miks see nii on? ma olen aastate jooksul näinud maju, kus on 10 vappe sees. ja enamasti on see nii, et aadliperekonnad abielluvad omavahel, et laiendada oma territooriumi ja saada rohkem kontrolli teatud riigiosade üle. ja siis nad ühendasid oma vapid või panid need kokku või paigutasid need eraldi. ja mõnikord on sul majad, kus ma olen isegi näinud meie oma, millel on nagu 30 vappi. ma panen selle siia üles lingina. see on tõesti lahe. see on ka Portugalis, mitte Hispaanias. Vau, vaata seda maali. Vaata. Jaa. Jumal küll. see on religioosne maal. Ja kindlasti see on Jeesus, eks? jah, Jeesus. Lapsega. ma pole kunagi varem mahajäetud kohas nii suurt maali näinud. see on suurim, mida ma kunagi näinud olen. Tõesti? Outside. See on ilus. võib-olla on mõni veel suurem, aga kindlasti on see esikolmikus või midagi sellist. jah, see on tõesti ilus. ja see pink seal all. ja see eesruum siin üldiselt, see on lihtsalt kunstiteos. Vau, kas sa oled näinud seda kella siin üleval? Õige. jah, ma nägin seda küll. Lihtsalt kõnni sellest lihtsalt mööda. see on vinge. Vau, ja siis kogu puu seal all. Ja, see on suur saal. jah, kurat. ma ei suuda uskuda, et me seisame siin kohas ja ma olen sellest kõigest nii stressis. Jah. see on väga hispaaniapärane asi, mida sa siin näed. Neil on need kardinad akende kohal kogu aeg. ja ma arvan, et see on võib-olla õhtuse päikesevalguse jaoks või lihtsalt disainielement üldiselt. See peab olema disaini element, eks. jaa. See ei ulatu päris alla, et päikest blokeerida. see pole kindlasti selleks, et päikest blokeerida. nüüd, okei, lähme siia majja. Ma tahan seda siin vaadata. Tead, mis see mulle meenutab? Nautilus. jaa, oota. Kas see oli tõesti see, mida sa arvad? jah, see oli pommmiin. Jaa. ja sellel on peal kroon. Jaa. näitab perekonna aadelikku päritolu. jällegi. Väga huvitav teos. mulle meeldib, et me mõtleme ühtemoodi. see tuba on täiesti hullumeelne. see oli selle koha suur söögisaal. laud oli varem keskel. siin peeti nüüd uhkeid pidusid. ilmselt kõige ekstravagantsemate õhtusöökidega. kõigile aadlikest sõpradele ja perele. see on tõesti kena koht. vaatame neid toole, võib-olla ka nemad. Vaatame toole, võib-olla nemad on. vaatame neid toole, võib-olla on ka neil pereva peal. ma mõtlen, need on vähem uhked kui see, mis allkorrusel on. Jah, aga seal on tõesti vee sees ja või see on LV. Ma arvan, et see on LV. nii et see on jälle veider.
perekondade ühinemine ja ka kroon. Imeline. see lühter on siin ka üsna ainulaadne, jah, ka üsna madalal. Ja siis aknal on jälle näha perekonna veed. Lihtsalt üksainus vee. Vau. Ja ma arvan, et üks mu lemmikdetaile selles toas on kindlasti kamin. jah, ka see massiivne ese siin. jaa, suurepärased nikerdused. kas sa nimetaksid seda nikerdusteks? Kivitöö, ma ütleksin võib-olla nii. Aga nikerdus on ka hea sõna selle kohta. vaatasin, mis kivi see on, aga see näeb välja nagu mingi marmor. Vau. Ilmselt sama vana kui maja ise. Si on si. Ma arvan, et seal on ka vee sees. jah, ma mõtlesin ka seda, aga nüüd ma enam nii ei arva. Ma arvan, et see on lihtsalt selle firma asi. Jah. jah. Vau, okei, sa oled tubli. Okei, näitame kohta. Jah, näed, kogu krohvi töö siin üleval hakkab alla kukkuma ja lagunema. Kahjuks. Siin on meil kapp, mis on täis kõiki taldrikuid, millega nad kunagi neid uhkeid õhtusööke ja pidusid serveerisid. kuidas sa üldse mõne neist taldrikutest kätte saaksid? Ma arvan, et sul on vaja väikest treppi, et üles minna. Loodetavasti väikest redelit, et mõni neist kätte saada. Ja, vaata, kui mul oleks võimalus mõne neist pidudest osaleda, siis ma teeksin seda. Ma annaksin selle eest raha kindlasti. Ja mis meil siin sellel poolel on? Siin on palav. Siin on palav. Ja, täna on Hispaanias 47 kraadi. See on üks selle aasta kõige kuumemaid päevi ja meil on kuumalaine. Ja siis otsustame avastama minna. jah, mõnes Hispaania osas on teisipäeval 47 kraadi. Jah, nii et see saab olema teisipäeval, Sevillas. See on 47 kraadi. Ma arvan, et see on peaaegu üks kõrgeimaid kunagi mõõdetud temperatuure, ilmselt teisipäeval. See on üks minu lemmiklauadest. Me ei ole veel oma uurimiste käigus sellist kohanud, aga see on traditsiooniline sekretär. Ja ma arvan, et see on 19. sajandi algusest pärit. Naljakas osa selle juures on see, et mulle meeldib alati neid sahtleid avada ja mõnes neist võib vahel leida peidikuid. õige. Näiteks, kui sa lähed siia taha, siis vahel saab midagi välja tõmmata ja leida mingi peidiku, kuhu nad panid oma ehteid või mõneid tähtsaid dokumente või midagi sellist. Ja näitame kindlasti neid inimesi siin seinal. Ma ei teadnudki seda. Nad on kindlasti osa sellest perekonnast. Ma vaatan siin ka seinu ja neil on freskod peal. ma märkasin ka teises toas lage ning ka sellel on mõned tuhmunud joonistused. See lagi pidi omal ajal väga ilus olema. jah. Nad pole selle koha eest üldse hoolitsenud. ei. Ma arvan küll, et tahaksin selle mingil hetkel taastada. Aga jah, see seal on tõenäoliselt väga tähtis isik. jah. Keskne osa. Kas siia on midagi kirjutatud? Fresko maali ümber. joonistus, foto, ma mõtlen. See on lahe, eks? Ta näeb välja nagu huvitav mees. jah. Ma tahaksin temaga ühe õhtu veeta. Ta räägib kõigest. Ja ma arvan, jah, see tuba. Sa näed marmorit. Ma näen, kuidas Luukas osutab seal toa servas ja ta otsib jälle marmori imitatsiooni. ma nägin jälle marmori imitatsiooni. Ja siia on kena. see on kaugelt vaadates väga hästi tehtud. Siit vaadates tundub täiesti korralik. Jah. Nüüd sellel pool on meil veel üks istumisala. kas sa nägid peeglit? Ma tahan minna. Okei, lahe. Selle ümber on poleeritud imistlus. Vau. Ja muidugi Jeesus Kristus. Mitte nimekirjas. Siin all on hunnik mööblit, mis on siia kuhjatud. Ma arvan, et nad üritavad seda säilitada. jaa. Näeb päris kena välja. Ilus polsterdus, toolid ja kõik muu. see on tüüpiliselt hispaaniapärane, eks, selline tool. Prantsuse Hispaania. Ma ütleksin Prantsuse Hispaania. Jah, see on kindlasti mõlema mõjutustega. Aga ma mõtlen, et toolide disainielemendid näevad väga hispaaniapärased välja. Ja. ma tahan ka sellele kapi nikerdustele tähelepanu juhtida. Vau.
see on ka väga ilus, aga kahjuks on termiidid selle kallale läinud. Aga siiski hämmastav, tõesti hämmastav. olgu, lähme sinna poole. jaa. Mulle hakkab see koht tõesti meeldima. Ja me oleme katnud vaid umbes 20–30% sellest, nii et parimad ruumid on alles ees. Minu isikliku arvamuse järgi. jaa. Mis tuba see on? Ma arvan, et see oli kunagi mingi suur eluruum, jaa. kuid nad on kogu mööbli siiski kõrvale tõstnud. jaa. Ilmselt laes oleva lekke tõttu. Õige. Ja see lekib ikka korralikult, tõsi. See on väga kurb reaalsus. Ja ilmselt tahavad nad mööblit kaitsta. Vaatame toas ringi. Lähme. Ma mõtlen, et siin toas olevad mööbliesemed on nii uskumatud. Näevad välja väga õrnad isegi. Kas see on Angerias? See näeb välja nagu midagi sellist. Jaa. Ja siis on selle kõrval salong. Ja, kogu selles majas on meil kaunid maalid ja las ma vaatan, kas see siin on ka päris maal. Jah, aga kas sellel on allkiri? Sellel ei ole allkirja ja see on minu jaoks üsna huvitav. Ta lõi noa otse oma südamesse. Vau, ta nutab sellel maalil. Väga kurb teos. Kullatud raam on ka nii ilus. Jah, kurb teos. Täpselt, kas see on päris? Ei. See on lihtsalt fresko. Jaa. Vau, ma ei teadnud, et hispaanlased seda nii palju tegid. Jah, mina ka mitte. Jah. Ma pole ka eriti palju Hispaania kohti avastanud. Pean ütlema, vau. Mis see pikk asi siin peal on? Kas sa nägid seda? See suur nool. Jah, ma vaatasin midagi muud, aga see on ka väga huvitav. See peab olema selle noole ots. Mis see on? Ma ei tea, mis see on. Ma arvan, et sina panid need otsikud sisse, eks? Selle siin... Jah, see on nagu oda. jaa. Ma vaatasin siin lohet. Sul on õigus. Aga vaata, seal üleval on terve vapp, mis meil enne märkamata jäi. Vau. Jah, täiesti puidust nikerdatud vapp, millel on loss ja draakon peal. Üsna hullumeelne draakon, kes võitleb koera ja mehe või millegi taolisega. Ma armastan neid müütilisi aegu. Jah, see on nii hea. Võltskamin. Ilmselt lihtsalt maalitud. Ma ütleksin võltskämin. Jah, ma ütleksin ka nii, jah. Ja siis need toolid seal all, need on režissööri toolid, võiks nii öelda. Ja neil on ka selle perekonna vapid peal. Selle perekonna vapid, täpselt nii. See sama, mida me näeme allkorrusel. Need tuulid on ka nii ägedad. Ma arvan, et see põrand muutub siin kohas väga nõrgaks. Jah, ärme kõnni nende juhtmelekete peal. Ma ei peaks seal seisma, aga ma tahtsin siiski sellele uskumatule lühtrile siin tähelepanu juhtida. Lihvitud klaas ka. Vau, see on meistriteos ja sellel pole elektrit. Jaa. See siin, ei. Tal on, ma näen seal sees mõningaid lambipirne. Mõned seal üleval jah, ülejäänud on küünlad. Jaa. See on nii hea kontrast, ma arvan. Ma arvan ka nii. Hoia ikka vana, aga võta uus omaks. See on meil üks. Vau. Minu arvates on see väga hispaaniapärane. Õige. Kõigist, mida ma seni näinud olen, on see nagu pärlitega seal sees. Huvitav tükk. Kas sa ütled, et see on hispaaniapärane just helmeste pärast? Jaa. Jah, sest ma olen näinud Hispaanias palju selliseid lühtreid kõigi nende helmestega ja siis ka Portugalis. See siin silindrikujuline ja... Mulle meeldivad need väga. See siin on samuti üsna uskumatu. See on jalutuskäik ümber laua. Sõjaväele. Jaa. Aga mis mulle tõesti meeldib, on see, et ta on kraelloss. Eks? Aga see võib olla inimene, kes tõi perekonnale vapi peale kiivri. Kes teab? Ta võis omal ajal olla legendaarne võitleja lahingutes. Jaa, vau. See on nii imeline maal. Mõnikord on neil tagaküljel midagi, sellel ei ole. Ei, aga kui sa saad natuke vaiksim olla, siis me saame sellest rääkida. Peegel. Jaa, selline kullatud peegel on tõesti imeline. Kullatöö on hästi tehtud. Ja see on pigem itaaliapärane kui hispaaniapärane. Tõesti või?
sest ma olen Itaalias näinud kõiki neid suuri peegleid, mille lehed on täielikult kaetud sellise poleeritud kullakattega. olgu, paneme oma armsa mehe aeglaselt tagasi jaa. ja vaatame siiapoole. ja meil on veel üks religioosne teos. jah, ma sain teada, milleks need nooled on. et kardinaid üleval hoida. jaa. see on lahe. Ja need on ka need teised osad, mis on kamina kohal, need pead. nii et see on tegelikult lihtsalt kardinapuu. jah, see on tõesti lahe. Seda nimetatakse tegelikult vist uksepealseks kaunistuseks. Okei, ma ei tea, kas see kehtib ka kardinate kohta, aga ma arvan, et see on uksepealne kaunistus. armas abilauake ja see nurk siin on samuti päris huvitav. Marmorlaud. Vaata, väike koer, see on jalatugi. Vau. Need on tõeliselt uskamatud mööbliesemed. Ma arvan, et me võime ka siia sisse vaadata. jah, piilume korraks sisse. Aga me peame ettevaatlikud olema, sest naabrid näevad siit kogu aeda. Ja siin on mõned uskumatud vaibad. Jälle kotkastega. Ja perekonnavapp. Kas oled ka seda pinki siinpool näinud? Sellel on ka vee ja vapp. Ja kroon. Jah, see tuul on sobiv. sellel toolil on kroon. Ei ole võimalik. Need inimesed olid uskumatult rikkad ja kuninglikud. Jaa. Nad kuulusid päris kõrgseltskonda. Mis see on? Suur portree, ma arvan, koolist sellest ajast. Jaa. Ja siin on meil hämmastav vanaisa kell ja isegi sellel on ülal kroon. see on tõsi. Ja nad tahtsid tõesti näidata, et nad on aadlikud. Jaa. Vau. Võin seda veel vaadata. Jaa. Üks redeli osa on seal, mida peame veel näitama. Ja peamagagamistuba. Jääge selleks kindlasti siia, sest see on midagi tõeliselt head. see on väga ekstravagantne. Jah, üle võlli. jah, aga see on väga ilus ja meisterlikult tehtud. Hei, teeme kindlasti enne tuppa minekut kiire pilgu. Kui soovid meid toetada ja aidata meil neid kohti dokumenteerida, vaata ProSoft IK kaupa. Link on kirjanduses. See on parim viis kanali toetamiseks ja aitab meil neid dokumentaale teha. Ja nüüd näitame teile seda tuba. See on pale parempoolne välimine tiib ja ma arvan, et see on jälle söögituba. Mul on tunne, et nendes tohututes paledes on palju samu, palju sarnaseid ruume. Jaa. Sama otstarbiga. jah, sama eesmärk, aga erinev teostus. Jah, meil on ilus klaver. See on Chassagna Freires. Ma filmisin Prantsusmaal lossi. See on meie kanali kõige kuulsam video ja see on Chassagna loss. Tõesti. Jah, ma panen selle kõigile vaatamiseks nurka lingina. Aga see on tõesti ilus klaver. Kas need pole elevandiluust? Ei, need tegelikult ei tööta. Jah, nad näevad sellised välja. Nad näevad välja nagu elevandiluu, jah. Vau, see näeb ikka veel hämmastav välja. Väga hästi hoitud. Vau. Ja seal üleval, ma arvan, et seal on üks naine, kes varem siin peres elas. Ilmselt ka tähtis isik. Igas selle toa nurgas saab lõõgastuda ja puhata. Ja siis keskel oli neil suur laud. Jah, just nii nad tegidki. Siin on kirjas, et hoones oli lühis. Jah. Seega polnud elektrit. Ei olnud elektrit. Jah, see võib-olla ongi hea asi. Juhime tähelepanu laele. Jah, seal on ilus värviline fresko, mis kujutab lille. See näeb välja natuke juugendlik. Jah, sul on selles osas õigus. Ma ei tea, kas ma hääldasin seda õigesti, tõenäoliselt mitte. Aga lagi on mõnes kohas tõesti heas seisus ja mõnes kohas on see väga lagunenud. Näiteks siin on see peaaegu kadunud. Jaa. See võtab taastamiseks aega ja tõenäoliselt ei saa seda kunagi täielikult tehtud. Siin seinal on veel paar maali. Jah.
ja see teos on samuti väga huvitav, sest see on sama inimene, kelle mustvalge foto me leidsime. õige? jah, teises toas maja eesosas. jaa. ja see siin on palju suurem. see on ilus portree. Tundub, et sa oled elanud sadades, võib-olla isegi mitte 20. sajandil tegelikult. jah, ma mõtlen, jah, 20. sajand. jah. ma nõustun. ta näeb välja nagu vaimulik. tõenäoliselt munk. vaata, jah, kas sa nägid siin vappi? see on vinge mööblise, millel on perekonna vapp täielikult sisse graveeritud. ilus. see ei avane, aga see on kombinatsioon sekretär koos ülemise osaga siin peal. väga huvitav. see kriuksub. Vau. see tume puit on ka nii ilus. siin on palju raamatuid, pabereid ja kõike muud. olgu, paneme selle kinni. ma tahan sellele kõrvalauale siin tähelepanu juhtida. kas sa nägid seda? see on päris lahe. seal on nagu need kirved peal. jah, hellepardid. hellepardid. see on relvamees kaamera taga. mul on nagu kirved, hellepardid, Sir Halberts. kirved, ma arvan, jah. olgu. see uhke magamistuba langeb kokku selle omaga. kui ma nägin selle kohta pilti, siis me teadsime, et peame siia tulema ja seda uurima. sest see on tõesti midagi erilist. ma ei suudaks ette kujutada, et ma siin rahulikult magaksin. ei, selles toas ei saa rahulikult magada. ma arvan, et kui sa ärkad, siis mõtled, jah, minu enda magamistuba. vaatame mõnda neist lähemalt. jaa. mitte kõiki, aga lihtsalt vaata. Need on käsitöömeistrite looming. Vau. see on nagu rüütel, kes läheb külaelamike ja linnadaamide juurde. ja see on maalitud aastal 1834, siin on kirjas. siin. jah, see on õige. jaa. millal see hoone ehitatigi? 1730. nii et see võib olla õige. see võib olla õige. 200 aasta vanuseid maale on tõenäoliselt aastate jooksul parandatud. seepärast näevad need ikka veel suurepärased välja. jah, nad näevad ikka väga heas seisukorras välja. Vau. jaa, kammkarp. see on äge. see on nende perekonna sümbol. kui sa lisad selle oma vapile, siis see on seotud usuga. usuga ja religiooniga. kindlasti väga usklikud inimesed. nii et jah, võis olla. Vau. ja isegi siin sirmil on nende vapp tikitud. Vau. veel paar küütist. ma vaatan, kas see räägib mingit lugu, aga ma pole kindel, sest see näeb välja nagu Don Quixote, see ahvi hotell. selles mahajäetud palee magamistoas räägivad seinad ise oma lugu. paneelidele on maalitud stseenid Don Quixote elust, Hispaania kuulsaimast rüütlist, keda tegelikult kunagi ei olnud ja kelle kirjutas Miguel de Cervantes 1600. alguses. tema lugu räägib vananemast aarlikust, kes pärast liiga paljude rüütliraamatute lugemist otsustas taaselustada kadunud rüütliaja. ta pidas tuuleveskeid hiiglasteks, talutüdrukuid printsessideks ja kõrtsisid võlutud lossideks. tema kõrval ratsutas Sancho Panza, tema ustav, kuid skeptiline kilbikandja. koos said neist lootuse ja narruse, julguse ja eksituse sümbolid. aga miks seda lugu siia paigutada? Nende magamistoa privaatsusesse. 18. ja 19. sajandiks nähti Don Quixotet kogu Hispaanias enamana kui lihtsalt romaani. temast oli saanud rahvuslik vastupidavuse ja kujutlusvõime sümbol. selle pere jaoks olid need maalid tõenäoliselt peegeldus nende kultuurilisest uhkusest ja nende enda ideaalidest. Need olid igapäevaseks meeldetuletuseks vaprusest, nutikusest ja sellest, kui hägune võib olla piir reaalsuse ja ambitsioonide vahel. täna, kui krohv mureneb ja värvid kaotavad oma erksuse, jääb Don Quixote endiselt nendele seintele, hääbuvaks väärtuste ja unistuste valvuriks, mis kunagi määratlesid siin elanud inimesi. jah, liiga palju stimulatsiooni. ma mõtlen Don Quixote'i lugu. Don Quixote
lugu. jah, sellest rüütlist, kes võitleb tuuleveskitega ja arvab, et need on draakonid ja siin on see olemas. Oh, aga vaata, see on seesama rüütel, kes tuleb ikka ja jälle tagasi, igal pool. jaa. Nii et sellega on kindlasti seotud mingi lugu. Me proovime selle välja uurida. jah, me võime isegi looga vales suunas minna. Siin on veel üks. Siin. Tal on silmad kaetud, Lukas. jaa. Silmad kinni seatud. võib-olla tõrjutud või midagi sellist. Jaa. ma mõtlen, see on Don Quixote. vaata, nad käituvad nagu nad oleksid lohe. Palun. see on Don Quixote, ma usun nii. Jah, sest neil on ka lõõts käes ja nad puhuvad ta lõhku peale. jah, nad petavad teda, et ta arvaks, et ta võitleb lohega. ma olen üsna kindel, et see peab nii olema, eks? Jah, ma ei tea Don Quixote lugu, aga ma uurin selle kindlasti välja, kui koju jõuan. Vaata seda siin, ta võitleb lõviga või millegi taolisega. See on nii lähe. Terve lugu sinu magamistoas. Ja, vau. Üks asi, millele ma tahan selles toas kindlasti tähelepanu juhtida, on voodi suurus. See on uskumatult väike. jaa. Sa ei mahuks sinna isegi pooleldi sisse. ma tean, et ma ei mahuks sinna, ei. Lukasel oli siin Portugalis ja Hispaanias magamisega raskusi. jaa. Tema jalad võtavad üle Jaapani ja Prantsusmaa ja riike. See on vinge. beebikiri. Eks? Jaa. see on ilus. Ma arvan, et omal ajal oleks olnud veelgi uhkem. jaa. See on nüüd veidi lagunenud. nii et see tükk siin on puudu. jaa, seal üleval oli ka väike lill. Jaa. Ma arvan, et me tegime suurepärase ringkäigu selles majas. Ma tahan siit ära minna, aga mul on hea meel, et me selle üles filmisime. Kuule, aitäh basseini eest. Jah, see on vinge. Ja aitäh, Common, et sa minuga kaasa tulid. Ja aitäh teile kõigile, et olite siin koos meiega ja vaatasite seda videot. Näeme teid järgmisel nädalal uues minges episoodis. Nägemist!